Austatud kolleegid, jätkame meie kõnelused tsivilisatsiooni teemadel ja möödunud kord me lõpetasime suure tsükli, mis käsitles tähtsamaid kultuuride vahelisi kommunikatsioonivorme ja kommunikatsiooniliike. Rääkisime abieludest, me rääkisime kaubandusest, rahandusest, me rääkisime sõjandusest, me rääkisime kargokultusest. Muidugi kõigest sellest väga lühidalt. Ja ma rääkisin põhiliselt nendest kultuuridest, mida mõned autorid nimetavad metsikuteks, mõned primitiivseteks, mina eelistan arhailisteks. Kõik need vormid ühel või teisel, kõik need kommunikatsioonitüübid ühel või teisel vormil jätkavad ka praegu, kaasa arvatud selline spetsiifiline nähtus nagu kargokultus, mis on tegelikult palju laiemalt levinud, kui see võiks esmapilgul arvata. Mis on kargokultus? Võetakse mingisugused teise kultuuri elemendid, vormid, rituaalid ja siis nagu esitatakse neid kui oma kultuuri omad. Näiteks Saltanna saarel iga hommik John Fruumi pooldajad viskavad jutumärkides tõstavad jutumärkides Ameerika Ühendriigi lipu, mis on oma tehtud, ja siis marsivad nagu Ameerika Ühendriigi sõdurid. Neil on õledast ja aukstest tehtud sõjalennukid ja on traatidesse mässatud naine, kes on samal ajal nii prohvet kui Ameerika raadiojaama edastaja. Metsikud inimesed. Arenenud kultuurides tekib seesama. Üks vene politoloog, Ekaterina Šulman, analüüsib Vene poliitilist süsteemi kui kargokultus demokraatiast. Kõik demokraatia osad nagu on täidetud, on jutumärkides vabad, jutumärkides valimised, on jutumärkides parlament, mis jutumärkides loob seadusakte ja nii edasi. Aga see algas Peetri ajal, kui võeti, mis asi on läänemaailm? Läänemaailm on selline range distsipliin, kus kõik peab olema unifitseeritud. Ja, näiteks läänemaailmas ei olnud habemete keeld, aga kuna seal osad käisid ilma habemeta, siis kõik Vene aadelkond pidi olema ilma habemeta. See tähendas, et on läänemaailm. Ja siis, mis asi oli peen läänemaailm? Näiteks sellised asjad nagu mõisnikute haaremid. Tundus, et haarem on idast, ei ole. Haarem oli tulnud läänest. Kõik need neiud ja noored naised, kes olid sellest haaremis, pidid olema läänelikult riietatud, mängisid klavessiini, tantsisid ja nii. See on peen lääne elu. Mis tähendab peen lääne elu? Sest lääs oli traditsiooniliselt vene kultuuris põrgu. Ja selles läänes, kõik, mis tuleb läänest, on kõlvatu. Aga kõik, mis tuleb läänest, on peen ja see peab olema niisiis. See, mis tuleb läänest, on kõlvatu, aga peen ja nii peabki. Sest, nagu ütles veel ülempreester Protopop Avakum, veel mitte
Peeter Esimese kohta, aga tema isa Aleksei Mihhailovitši kohta, kus tuli see kirikureform ja lääne mõjud hakkasid tulema. Põrgus elame. Ja kui elame põrgus, siis kõik on valesti. Ja nii, ja ma ei taha öelda, et kargokultus on ainult vene kultuurispetsiifika. Sellised asjad me nägime Hiinas, me nägime teistes kohtades. Ja ka vastupidi. Ütleme, orientalism Euroopas 18. sajandil oli suurel määral seotud sellise, samas võib olla interpreteeritud kui kargokultus. Aga nendest asjast võib-olla räägime hiljem ükskord, juba järgmisel aastal, aga praegu tuleme jällegi kõige tähtsamate kategooriate kultuurides. See on ruum ja aeg. Ja inimene ja kultuur eksisteerib nii ruumis kui ajas. Rääkisime sellest, et tsiviliseeritud ala on oma olemuselt imperialistlik, ütleme, selline, ta peab pidevalt haarama, imperialistlik on, ütleme, ekspansionistlik, aina uued alad. Mis tähendab uued alad? Uued alad võetakse omaks. Me rääkisime sellest, et on olemas meie ala, kultuuriala ja on olemas see mitte meie ala. Mis on mitte meie ala? Euraasia enamates kohtades, aga mitte ainult Euraasias, samas ka Aafrikas, samas Indoneesias, see on mets. Meie ala ja mets. Ja meie ala pidevalt laieneb metsa arvelt. Mis asi on meie ala? Meie ala on arusaadav, struktureeritud ja ohutu. See, mis on meie alast välja, on kaootiline ja ohtlik. Meie alal elame meie, seal mitte meie alal elavad igasugused ohtlikud asjad. On huvitav, et René Girard, kellest me ükskord rääkisime, 20. sajandi üks mõjukamaid, ütleme, mõtlejaid. Teda nimetati pigem tavaliselt süvaantropoloogiks, aga mis asi on süvaantropoloogia, me ei tea. Nii, ta esitab oma kontseptsioonina tegelikult väga arhailise ettekujutuse. Niisiis, see mitte meie ala, ta nimetab pühaks. Aga mis tähendab püha, on temal vägivald. Niisiis, meie ala on ohutu, aga seal väljaspool meie ala on püha vägivald. Mis asi on püha vägivald? Mis on püha vägivald? Need on jumalad, need on vaimud, need on loomad, metsikud loomad, need on bakterid ja epideemiad, need on maavärinad, need on igasugused kataklüsmid ja see on kõik vägivald. Ja see on püha. Ja see püha ohustab meid. Jah? 20. sajandi süvaantropoloog või väga ürgse aja mütoloog esitavad sama mudeli. Veel on väga oluline Girardile, et pühale või vägivallale kuulub surm. Nii et surnuid tuleb meie juurest eraldama. Me rääkisime nekropoolisest. Niisiis. Mis tähendab, et meie ala on tuttav ja struktureeritud. See tähendab, et meil peab olema mingisugune, vähemalt mentaalne kaart sellest, nagu mudel. Me teame, me rääkisime sellest, et meie alas, see on kõik tuttav, lähen punktist A-sse, punktisse B-sse ja sama teed võin minna tagasi.
siin ma lähen punktist B punktisse, ma ei tea, mis. Ja hakkan tagasi minema, tagasiteed ei ole. Märgin ära näiteks leevaraasukestega, aga need metsikud elanikud söövad need raasukesed ära. Jah, see Krimmi muinasjutt. See on täpselt see arusaam. Või seal kõrbes. Lähen kõrbesse, siis isegi igaks juhuks enne magamajaks märgin ära siin noolega, kuhu minna. Öösel kõrbevaimud puhuvad kõik segamini, kõik barhaanid on teises kohas ja ma olen keset mitte midagi. Või seal saarel lähen oma kanuuga pärle püüdma, vahepeal tulevad merevaimud ja voog viib mind ära ja nii ma seda tagasiteed, kui ta isegi on, siis ta ei ole kindlasti seesama, mis sellest punktist B-sse punktis. Siin on selles alal, sa liigud ühest tundmatust kohast teise tundmatu kohta. Nii, see on horisontaalne dimensioon. Aga nagu ma ütlesin, meie ruum on ekspansiivne, näiteks me harime siin põldu, maa 7 aastat sünnitab või 6 aastat sünnitab, 7. aastal enam ei sünnita. Mis me teeme? Raiame metsa, põletame ära, teeme seda ala kultuurseks. Mis asi kultuurseks? Hävitame seda, mis ei ole kultuurne. Siin on veel üks aspekt, millest me pole rääkinud ja millest kindlasti ükskord tuleb rääkida. See kultuur nagu ekspansiivselt areneb mingis suunas, aga samas ta midagi jätab maha. Ja see on selline nagu inimesel on pime tsoon, kuhu ta ei näe. Nii on kultuuris. Kaua aega sellest üldse ei teadnud, mis ta jätab maha. 19. sajandi luuletajad avastasid seda, see on tühermaa. See on see, mis kultuur jätab maha, need on kuhu visatakse igasugust rämpsu ja kuhu head inimesed ei käi. Ja? Ma ütlesin, et luuletajad, aga ka arheoloogid. See selguses, et prügi on väga hea arheoloogiline materjal, sest et seal ütleme, püramiidid rüüstatakse, aga prügimäed mitte. No viimasel ajal küll on olemas sellised inimesed, kes seal elavad, aga vot nii, see on tühermaa. Ja ütleme, Eliotil ja muuseas Francis Scott Fitzgeraldi suures Gatsbys, seal on see tühermaa jumala silmadega. Üldiselt see on reklaamiplakat prillidele, aga need on jumala silmad, et just tühermaal elab jumal. Okei, nii, horisontaalne dimensioon. Kui me läheme oma ruumidest välja, siis meil peab olema ka selle kohta mingisugune mudel, et kuhu me läheme. Nagu me vallutame mingisugust ala ja siis meie mentaalses maailmas tekib selle mudel. See oli horisontaalne dimensioon, aga kultuuri teatud etapil tekib vertikaalne. Jumalad lähevad puuotsa. Puuotsa. No mitte suvalise puuotsa, see puu nimi on ilmapuu või see on ilmamägi ja see on maailma telg. Axis mundi või arbor mundi, maailmapuu. Ja see vertikaalne dimensioon kohe tsentreerib terve maailma pildi. Kuna kogu maailm on ümber. Nii, see oli selline väike sissejuhatus, nüüd vaatame mõned. See on
kindlasti mitte esimene kaart, mis on inimkonna loodud, aga see on kõige vanem kaart, mis on säilinud. Ta on Torino Egiptuse muuseumis. Väga detailne kaart, mis esitab umbes 15-kilomeetrilist teekonda. See on Wadi Hamad. Wadi Hamad on muidugi araabia nimetus. See on teekond, mis oli Teebast kuni Punase mereni. Ja siin me näeme seda teekonda. Tähendab, see on kahel poolel. See on üks pool, aga teisel pool jätkub. See on Egiptuse püha kiri, miraatline kiri, mis vaid osaliselt seletab seda, mis siin on. Aga mis selle kaardi peal on, see on selline praktiline kaart. See on tee pluss kõik kaevandused, kus on kulda, kus on kivid ära märgitud. Ma palusin tehisintellektil koostada selle skeemi ja ta umbes nii tegi. Aga seda tuleb keerata. Väga paljudes vanades kaartides, kaasa arvatud siin, seal on lõuna, siin on põhi. Miks iga kord on erinev põhjendus? Seal Egiptuse kaartide puhul seletakse Niilusega, kuidas ta jookseb. Lõunast põhja. Lõunast põhja. Nii. Väga detailne ja väga praktiline kaart. Sellega saab midagi teha. See on hilisem kaart, aga see ei ole ei detailne ega praktiline. See on kontseptuaalne. See on see, kuidas peab olema. See on, kusjuures siin on probleem see, et see tekst ja see pilt ei ole omavahel kaaskõlas. Siin on räägitud mingist mütoloogilistest sündmust akaadi keeles, aga see on maailma. Nii, üldiselt see on siin elavate pool. Ja. Siin on Uruk, aga siin on põhjas. Põhjas on surnude, aga see ei ole ainult Mesopotaamias nii. Surnud olevat põhjas ja läänes. Ja. Nii. See on siin ookean, siin on need kaks taevast hoidvat kolonni ja 8-7 sajand enne Kristus. See on vanim kaart, mis on selles regioonis leitud, aga arvatakse, et juba Šumeritel oli midagi sellist. Aga te näete olulist erinevust Egiptuse kaardiga. Egiptuse kaart oli tehtud praktilistele eesmärkidele. Kuidas liikuda, kus on kaevandus need. Aga see on selleks, et aru saada, kuidas asjad on. See on kontseptuaalne kaart. Mis ta nimi on, me ei tea, ta tavaliselt nimetatakse lihtsalt maailma pilt, imago mundi. Nii. Hiina kaardid. No, see on vanim, mis on säilinud, aga kindlasti see ei ole esimene kaart. Hiinas oli väga levinud ja arenenud kartograafia, väga detailne. Siin ka, see on põhja pool, see on lõuna pool. Tundub, et see on telliskivide peal, aga ei ole, ta on siidist. Lihtsalt ta on niimoodi kokku pandud sellist.
Ja see seletab, miks need kaardid pole säilinud. Need siidist materjalid ei säilinud nii hästi. Selle Mavangoi havakamber oli, seal olid väga head sellised tingimused siidimaterjalidest säilimises. Seal on hästi mitu raamatut. Seal on mingid Konfutsiusele atributeeritud raamatud, mis nüüd küll arvatakse, et seda ei kirjutanud Konfutsius, aga ikkagi, mille kohta oli ainult teada, et need on olemas, aga alles 19. sajandil, kui avastati see havakamber, siis leiti tohutu palju huvitavaid asju leiti, kaasa arvatud vanim Hiina kaart. Jällegi, see kaart on väga detailne ja väidetakse, et üsna täpne. Nii, lähme nüüd meie ala poole. Vanim kaart on, mida arvatakse, et kreeklased tegid, olid Anaximandrosel 6. sajand enne Kristust. Ei ole säilinud ja see on selle rekonstruktsioon, aga nagu te näete, see on rekonstruktsioon meie perspektiivis. Peaks olema nii. Ja üsna täpne. Kogu Euroopa kartograafia keskajal lähtus Ptolemaiose geograafiast. See on juba 2. sajand pärast Kristust. Te näete, kui täpne kaart see juba on. See on Euroopa. Aga võib arvata, et Ptolemaiose kaart oli ka ja ütleme, vähemalt kuni Columbuseni need Euroopa kartograafia lähtus Ptolemaiosest. See on hiliskeskaegne maailmamudel lähtudest Ptolemaiose kaardist. Üsna täpne osa on siin. Nii, see oli hästi lühike sissevaade ruumimudelitesse. Räägime nüüd lühidalt ajast. No, mis asi on ruum, on enam-vähem selge. Mis asi on aeg, nagu ütles püha Augustinas, ma väga hästi saan aru, mis asi on aeg, enne kui hakkan selle peale mõtlema. Siis, kui hakkab selle peale mõtlema, siis aeg ei ole arusaadav. Me vaatame kahte asja, aja visuaalsed mudelid ja aja seos ruumi ja narratiiviga. Kõik, mida me teame, on ühel või teisel moel moodustavad mingisugust teksti. Tekst on lineaarne. See tähendab, et tema areneb ajas. Teksti loeme algusest lõpuni. Ja see paratamatult mõjutab meie arusaama ajast. Meie räägime ajast kui mingisugusest tekstist. Ja ütleme, vanemad tekstid ajast algavad sellest, kuidas aeg algas. Ja siis, ütleme, Newtoni Descartesi maailmapildis
ajal ei ole algust, siis Einstein ja relatiivsusteooria ütles, et aeg algas, aeg ja ruum algasid samal ajal, aga kõige viimased andmed astronoomiast või astrofüüsikast veel ähmased, et ikkagi ei olnud nii. Ja ütleme, sellest Big Bangist loobutakse tavaliselt, nüüd räägitakse esimesest universumi sekunditest, aga me ei oska interpreteerida Hubble'i pildid, ma ütlen viimased pildid, viimase paari aasta pildid, mis ütlevad, et võib-olla kõik oli teisiti. Ja? Et pigem selline Maiast me veel räägime, Maia tsükliline universum, et meie universum sündis millalgi, aga vana universumi jaanused on meil meie universumi kuskil ääre peal olemas. Küsimärk, me ei tea. Ja pealegi jällegi, mida ma ütlen, me püüame sõnastada midagi, mis võib-olla ei ole sõnastatav. Nii. Aga kõik narratiivid algavad elasid kord või isegi need narratiivid, mis mulle meeldivad sellised kriminullid, mis algavad mitte niimoodi, et elasid kord ei tea tahet ja siis midagi juhtus. Aga umbes nii, et tütarlast visati aknast välja. Jah? See on ikka päris hea algus. Ja siis pärast tuleks öelda, et kuidas teda visati. Nii, et aga fikseerime algust ja siis need asjad hakkavad arenema. Terve rida Hollywoodi filmi, kord Ameerikas, Meksikos, Läänes või Tarantino film, kord Once Upon a Time in Hollywood. See ükskord Hollywoodis, see tähendab, et mingi lugu, mis on ajas kuidagi fikseeritud. See on siis Vikipeedias tsitaat, et millega siis filosoofia tegeleb. Mis on universumi alge? Kas see on filosoofiline küsimus või astrofüüsika küsimus? Ja? Mis on esmapõhjus? Siin see on filosoofia, teoloogia probleem. Mis asi on esmapõhjus? See on selline sõna. Ja? Kas selle sõna taga on mingisugune reaalsus, me ei tea. Ja siis nagu erinevad vaatame mõned tähtsamad narratiivid. Müüt on võib-olla vanim narratiivi tüüp ja selle müüt ei ole lineaarne narratiiv. Müüdil ei ole algust ja lõppu. Lineaarne narratiiv algab siis, kui müütidest eralduvad legendid. Legend on selline prototekst. Legendil on algus ja ütleme, kuidas Heraklest sündis. Ja? Kui me räägime müütist, siis see on paradigma, kes olid ta vanemad. Variant A, variant B, variant C. Aga kui me räägime temast legendi, siis me teame, et kes olid ta vanemad, mida ta tegi ja kuidas ta suri. Müüdis jällegi variant A, B, C. Ja? Kas, ütleme, lineaarses loogikas sellise ei saa olla, sest see on vastuolu. Aga müüd ei tunne vastuolu seadust. Müüdil on teine loogika. Nii, aga ja see teine loogika on teine aeg.
Ja müüdiaeg ei ole lineaarne. Müüdil on 2 tüüpi aega. Üks nagu põhiline on tsükliline, aga teine on pankroonne, et kõik asjad toimuvad samal ajal. Igal juhul, müüdi puhul on väga raske öelda, mis oli enne. Ja no, seal üldse nagu vastuolu seadust ei ole ja väga ei ole erandjuhtum, kui mingid lapsed on oma vanemate vanemad. Mis nagu praktilises elus juhtub üsna harva. Ma ei räägi praegu kreekast, võtame Rigvedast. Kõigi alguse, üks hümn, mida kõne jumalanna vatš, seesama tüve, mis näiteks vene veče, kõne, vatš pühendab iseendale. Et tema on kõike loonud. Ta on loonud maailma, on loonud ookeani, ookean on muuseas tema isa, on sünnitanud oma isa. Ja okei. Siin ei ole vastuolu, sest selles maailmas ei ole vastuolusid. Siin asjad ei ole lineaarselt ega kausaalselt omavahel seotud. Nad lihtsalt on. Nii, lähme edasi. Seda jätame vahele. See on mul võetud Wikipeedias ja siin see on probleem, et kuidas me jaotame aega. No, see on 2 asja. Esiteks, kõik sündmused toimuvad ajas, aga sündmus on see, mis loob aega. Ja mis on 2 sündmuse vahel. Kui üks sündmus põhjustab teise, siis mis on selle sündmuse A ja B vahel? Ütleme, siin kontinuaalsus johtub sellest, et nende 2 sündmuste vahel ei mahu ükski 3. sündmus. Aga kui ta mahub, siis on teine narratiiv. Jätame loogika välja. Nii, vaatame mõned näited, nagu kuulsamad ajatsüklid. Näiteks Tiibeti kalender. See tegelikult ei ole ainult Tiibeti, seal mõnes kohas Indias on ka see, no üldiselt need pühad tekstid on sanskriti keeles. Suur selline maailmaratas. Maailm tekib, ta püsib ja hääbeb ja siis tekib uuesti. See suurim ajaühik on kalpa, ütleme suur kalpa ja siin tekivad 4 maailmatsüklid. Maailma loomise tsükl, maailma püsivuse tsükl, maailma lagunemine ja tühjus. No üldiselt, kui mul õnnestunud leida head Tiibeti kalendrit, aga seal on niimoodi, et ajaratas ja mis on osa suuremast ajaratast, tähendab selles suuremas ajaratas on palju väiksemaid ja see suurem ajaratas on omakorda väike ajaratas mingisugusest suuremast ajaratast. Kalendri tsükl on võrdlemisi lühike, on siin 60 aastat, aga see ei tähenda, et pärast 60 aastat see asi nii. Võib-olla te mäletate, et 2012. aastal või 2011 oli maailmas paanika. Oli ja isegi mis CNN-is või BBC-s ma vaatasin, et kui panna
Google'isse 2012, siis see on kõige suurem vastus. Ja põhiline on see, et miks valitsused meie eest varjavad, et 2012 on maailma lõpp. See lähtus maiade kalendrist. Aga see kalender, sarne kalender oli ka atsteekidel. Nii, et asi oleks huvitavam, maiadel oli 2 kalendrit samal ajal. Ütle päikesekalender ja pühakalender. No kummalised inimesed on maiad. Venemaal on ka 2 kalendrit. Ja? Üks on õige kalender, Juliuse kalender, aga selle järgi peaaegu ei elata. Elatakse vale kalendri järgi, mis on Gregoriuse kalender. Ja? Ma ei tea, miks Julius Caesar on püham kui paavst Gregorius, aga nii. Ei no, põhjendus on täiesti metsik, et Jeesus elas Juliuse kalendri järgi. Vabandust, esiteks Jeesus oli juut ja ta elas juudi kalendri järgi ja teiseks ka Bütsantsis või selles Roomas ei elatud sellel ajal Juliuse kalendri järgi. Nii et, aga vot, ma ükskord tõin seda näide, et internetis üks naine küsib oma preestrilt, et kas uue aasta puhul tohib klaasika või 2 šampanjat võtta. Ja preester ütleb, mis on nüüd kulake? See on õudselt suur patt, sest see on Philippuse paast, mis on enne jõule. Nii, saate aru. Jõulud on 25. detsember. Uus aasta on 1. jaanuar. Jah? Mis ta tähendab? Ta paastub selle Juliuse kalendri järgi, aga võtab vastu uut aastat Gregoriuse kalendri järgi. Ja kui siin tekibki see, et jõulud on pärast uut aastat ja siis muidugi see on see paast, millele ei tohi šampust juua. See on huvitav, et sinna sekkus üks liberaalne preester, ütles, no klaasika või 2 võiks ikka võtta. No mitte keegi ei pane tähele, et kui elate Juliuse kalendri järgi, siis tähendab ükskõik millise kalendri järgi elate, jõulud on alati enne uut aastat ja uus aasta on pärast jõulude aeg, mis on vastupidi selline püha aeg, millal tohib pühitseda. Nii, vot püha kalender koosneb, siin on veel, no tähendab see Juliuse ja Gregoriuse kalendri vahe on 13 päeva, aga siin iga aastal pühas kalendris on 260 päeva. Ja miks? No sellepärast, et see on väga selge ja loogiline. 13, need ei ole kuud, aga 13 20 päevast sellist. Jah, loogiline matemaatika, jah, eks ole, nii peab olema. Aga paraku päike ei kuula seda hästi. Ja siin on 18 kuud ikkagi need 12 päeva, aga siis, mis need 5 ülejäänud päeva on, mis ei lange kokku püha kalendriga. Need on 5 õnnetut päeva. No, maailm algas 30. augustil 3114. aastal enne Kristust. Muidugi see olid teised terminid. Nii, siin on need aja arvestused, see suurim maailmatsükkel on 5125 aastat ja 2012 see tsükkel lõppes. Mis nüüd saab? Et maia kultuuritundjad
no kõigepealt astronoomid püüdsid seletada, et 2012 mingit maailma lõppu ette nähtud ei ole. Aga no kes neid kuulab, aga siis need Maia asjad ütlesid, et ei ole, see on tsükli lõpp, siis hakkab uus tsükkel, see ei tähenda, et maailm lõpeb. Tegelikult see asi ei ole nii lihtne, sest see tsükli lõpus võib olla maailm siiski lõppeda ja uus maailm sünnib. Aga igal juhul nii, see teoreem, et maailm ei lõppe 2012. aastal on tõestatud eluga. See on kaks kõige kindlamat ennustust. Et ükskord sa sured, jah, ma ennustan seda, ja ükskord maailm lõpeb. Aga tavaliselt nad panevad veel mingi kindla kuupäeva. Ja väga mitmed sektid nagu valmistavad maailma lõpuks, siis see kuupäev tuleb, siis ta ütles, vabandust, ma ütlesin, minu arvustustes on siin väike viga, tegelikult ta tuleb, siis järgmine päev ja siis järgmine. Nii. See on sellest, et meie mõtlemine ei ole eriti kaugel sellest ütleme arhailisest mõtlemisest. Aeg ja ruum on omavahel seotud. Aeg ja ruum. Mitte üksnes need ütleme aja kvantid on, aga ka see, millest aeg algas, millest ta lõpeb ja milline ta näeb välja ja kuidas ta on seotud ruumiga. See on muidugi, ei ole hindu autentne pilt, see on selle müüdi visualiseerimine. Ruum on aja sees. Aeg on tsükliline. Ouroborosest räägime natuke hiljem. Selle aja peal seisab, selline koolil või veel tsaareaegse gümnaasiumi aegsed naljad, et maailm seisab kolmel elevandil, mille peal seisavad kolm elevandi seisavad kilpkonna peal, mille peal seisneb kilpkond. Selge millele, kilpkond seisab aja peal. Või. No teised variandid muidugi, et kilpkond ujub igaviku ookeanis. Niisiis, probleem see, et kuidas aeg on seotud igavikuga. Kui meil on, see probleem on nii tsüklilise kui lineaarse aja puhul. Võtame lineaarse aega. Siin me oleme. Kus on igavik? Ja siin on kolm vastust. Igavik oli enne, või igavik on pärast, või igavikuga side on praegu. Kui me rääkisime vene kultuurist, siis vanim tekst on ajaliste aegade kroonika, mis esitab sellist aja ja ruumi mudelit, et on olemas, aeg tekib kindlal kohal, millal ta tekkis sellises kristlikus
maailmapildis, seal on erinevad variandid, aga ütleme, kas maailma loomisest või teine variant on see sellest hetkest, kui Adam ja Eeva olid paradiisist välja aetud patu pärast. Siis hakkas aeg, sest paradiisis aega ei olnud surma, ei olnud aega. Niisiis, ja see aeg lõpeb, maailm lõpeb, Johannese ilmutuse raamatus on kirjeldatud, kuidas see lõpeb ja siis seal on öeldud, et aega enam ei tule. Aeg on kahe lõpmatuse vahel. Ja me elame praegu sellises ajalises ajas. Aga enne seda olid ajatud ajad ehk igavik ja pärast tuleb ka igavik. See on selline levinud mudel, aga on ka teine, et igavikuga võib ainult praegu olla kontaktis. Nii. Kui on aega visualiseerimine tekitab teatud raskusi, siis igaviku kujutlemine on põhimõtteliselt ainult sümboolne. Siin Itaalia renessansi kunstnik Guido Cagnacci inimelu selline ajutine ja siin on erinevad igaviku ja aja sümbolid. Lill, kohe närtsipara. Inimelu sureb. Ja aeg jookseb tühjaks. Ja igavik on siin seesama Ouroboros, madu, mis sööb iseennast. See on inimelu allegooriad. Õitsvast lillest kuni surmani aeg jookseb ja selle koha peal on igavik. See on see Ouroboros. Madu, mis sööb iseennast, on igaviku sümbol paljudes kultuurides. Aga te teate, et madu aeg-ajalt sööb iseennast. Ja selle mao seisukohalt see ei ole üldse naljakas. Maahambad on niimoodi, et ta ei saa lahti teha. Ta saab ainult edasi liikuda mööda iseennast. Kui ta ekslikult arvab oma saba teise maona, aga madu toitub põhiliselt teistest, üks madu toit on teised maad, siis ta hammustab enne sabast ja see ei ole suugi igaviku, siis see lõpeb alati surmaga. Ehkki tema mürk ei ole talle ohtlik, aga Püha Augustinus seoses ajaga oli meil juba kord nimetatud ja tema paneb seda see probleemistik on siiamaani. Mis asi on minevik? Millal hakkab minevik? Kas see, mis ma olin sekund tagasi, on minevik? Ja ütleme, on olemas erinevalt ajaloogikat. Ja ütleme, kusjuures nad kõik lähtuvad lineaarsest ajast. Kas see on see mina, mis liigun mööda aja joont või aeg liigub minust läbi? Kes siin liigub? Kas aeg on liikumatu ja meie liigume mööda seda skaalat või meie oleme liikumatud ja aeg voolab meist läbi? Mis on siin erinevused?
kui aeg voolab meist läbi, see tähendab, et sekund tagasi olin siin teine mina. Et need on siis sekund tagasi oli teine maailm. Need on ajaloogika on modaalse loogika üks variantidest. Ja? Iga hetk on teine maailm, mis erinevad väga vähe. Kuna ma olin ka eelmises maailmas ja teie olite eelmises maailmas ja paljud asjad olid eelmises maailmas, siis need ühisosad moodustavad sellist transmaailmas trajektoorid. Aga samas sekundi jooksul suri hästi palju inimesi maailmas. Neid enam selles maailmas ei ole. Ja siis selles maailmas ei ole need inimesed, mis sünnivad sekundi järgi. Need maailmad on erinevad, aga neil on palju ühisjooni, mis on sellised trajektoorid. Nii, siis tekib küsimus, aga kuidas tegelikult on? Tegelikult ongi nii, et mõlemad mudelid ei ole vastuolulised. Nii, aga põhiline küsimus siin on, kuidas, ja see on siin veel üks aspekt, et kui me elame ajas ja me ei saa ajast välja, siis aeg on meie lõks. Kuidas me saame ajast välja igavikku. Nii, see on see, ma ei leidnud, eesti keelde vist ei ole tõlgitud. Okei, aga ma ei leidnud, ma lasin tehisintellektil tõlkida. Kas olevik on alati olevik? Kas olevik käib meiega kaasas? Ja nii edasi. Pihtimused on aja filosoofia seisukohalt ja mitte ainult aja filosoofia. Üks oluliseid tekste antoloogias. Nii. Pascal, kõik tunneme teda kui matemaatikut ja füüsikut, aga ta oli ka müstik. Ja tema jaoks kõik ajad on olevikus. Mitte ainult olevikus, aga võt selles hetkes. Ta oli raskelt haige, mis täpselt haigus on, ma ei tea, aga tal olid suured piinad. Võib-olla tal haigus oli, ütleme, kujutletav, aga piinad olid reaalsed. Paljudel hipahondrikutel on väga suured valud. Aga siiski tema puhul vist asi ei olnud aina. Nii, ja tema ei saanud magada. Ei saanud magada sellepärast, et praegu on Getsemani öö. Jeesus koos kahe parima jungriga, Johannese ja Peetrusega, tuleb Getsemani aeda, ütleb, et see oli enne tema äraandmist ja ristisurmale määratud. Ütleb, et tal oli mingisugune rahutus igatsusega, et ma pean palvetama, teie valvage mind. Ja? Ta hakkab palvetama ja muidugi mõlemad jungrid kukuvad magama. Ja? Ja siis ta äratab nüüd üles. Kuule, ma olen teie jaoks kõik teinud. Aga ma palun teid ainult ühte asja, et nii kaua, kui ma palvetan, valvage mind. Ja, aga palvetama, kohe nad kukuvad magama. Te näete, et mul on väga paha olla. Ja, et ma palju ei palu, ainult ärge magage. Ja ta oli kohe head magama. Ja siis viimast korda te näete, ma higistan verd. Ja ainuke asi, mis on olnud, et ärge magage. Ja otsa kohe nad jäävad magama. Ja see, ütleb Pascal, see on inimkond. Praegu Jeesus ahastuses palvetab ja me kõik magame.
no see, et me kõik magame, see oli paljudel protestantlikutel liikumistel tuleb. Ja mitte ainult, no ütleme, mis oli Eestis 19. sajandil, ärkamisaeg, et come on, Jaanid ja Mattiased, ärkage üles, sest no, on aeg. Aga see ärkamisaeg, see on selline kultuuriline konstant. See on Hiina kultuuris hästi mitu ärkamisaega olnud ja ütleme, selline protestantlik mõtles, et kõik magavad, tuleb ärgata. Nii, miks, sest kõik ajad on praegu. Ja praegu on, millegipärast ta valib nimelt Getsemani öö. Faulkneril ühes jutustus, mul läks meelest ära selle nimi, kus mustalnahaline lapsehoidja ütleb poisikesele, et täna nad kõik juubeldavad. Kõik need, kes, jutt käib suurest reedest, nad löövad Jeesust täna risti ja need on praegu selline pidupäev. Aga oota, ülehomme on meie pidu, kui Kristus tõuseb üles. Nii et see Kristuse ristilöömine ja ülestõus ei ole sündmused minevikus. Need on selles tsüklilises ajas iga aasta toimuvad tema jaoks reaalselt. See on tsitaat Pascali mõtetest. Jeesuse agoonia kestab kuni maailma lõpuni. Ei tohi magada. Nii, see on 15. sajandi Byzantsi käsikiri, kus see Ouroboros. Pange tähele, et siin maal on jalad. Miks maal on jalad? Siis see on ideaalne madu. See on see madu, mis oli paradiisis. Paradiisiaias, kes ahvatles Eevat õunaga. Ja te mäletate, kuidas asi lõppes, kehvasti lõppes, kõikide kolme jaoks. Adam pidi nüüd palehigis oma leiba teenima. Eeva pidi valudes sünnitama, aga madu nüüd sellest hakkab oma kõhu peal roomama. Tal jalad võetakse ära. Nii et ütleme, enne olid saurused, aga nüüd on maod. Mis on täielik jama, maod on vanemad kui saurused. Nii, aga võt, see on igavik. Näete, kus madu, pea, saba. Ja see on Egiptusest Gem. Esimeses sajandis. Siin on keskel on Skarabeus. Siin on kirjutatud bla 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 bla. See on maagiline kiri. Ja püha putukas, see on siin nagu maailm ja aeg on selle ümber. Tsükliline maailm on iseloomulik mitte üksnes seal maiadele, aga ka Põhja Ameerika põliselanikele. No see on muidugi, see on 20. sajandi joonis, aga see kujutab ette nende kosmoloogiat. Ja kosmoloogia, mis nii aja kui ruumi suhtes. Paljudel
müstilistel ja maagilistes tekstides Ouroboros on seotud ka ilmapuuga. No siin on nagu kaks madu, mis nagu vastastikult teenindavad teineteist. Kusjuures üks madu on ktooniline, teine madu on lendav raakan, aga see on kõik. Nii, see on ruumitsükkel, siin on ajatsükkel. Me rääkisime Tiibeti ajaarvamusest, aga see on nüüd Tiibeti ütleme kosmoloogia. Jällegi, see ei ole kaart. See on see, kuidas asjad tegelikult on, aga mitte kuidas nad näevad. See on dharma. Dharma ei ole päris seadus. See ei ole inimseadus, see on kosmiline seadus. Sellest ei pääse keegi välja, kaasa arvatud ka Buddha. Nii on ja igasugustes sellisest sünkretistlikutes kultustest või liikumistest on, no igaks juhuks siin on kõik sümbolid, ja kõik äärmine on siin Ouroboros, siis svastika, mis on India svastika, see veel enne, siis igaks juhuks siin Taaveti täht ja selles on püha Egiptuse värk Ankh. No kuidas Egiptuse need sõnad hääldatakse, siin on suured probleemid, sest seal tihti täishäälikud ei märgitud või see on keeruline. No vot, aga see on, miks siis see teosoofia on kõikide religioonide religioon, sest ta võtab kõikidest kõike. Nii. Kui kuskil uue aja uus aeg Euroopas tähendab ka aja ja ruumi mudelite radikaalset muutumist. Ja aeg nüüd on mitte tsükkel, aga voog. Aeg on voog ja tal on aeg algus ja ta lõpeb igavikus. See on nagu jõgi ja seal on mingi juga ja see kukub kõik need tsivilisatsioonid, kõik nad arenevad ajas. See on nagu teine arusaam tsivilisatsioonist. Tsivilisatsioonil on erinevad ajastud, aga mida rohkem ta arenenud, seda rutem, seda vähem aega tal on jäänud. Jakob Böhme, kuulus müstik, üks teosoofia rajajad. Aeg on nagu igavik, igavik on nagu aeg ja see on seadus kõikideks aegadeks. Igavik ja aeg on lahutamatult seotud ja nad on identsed. See on midagi sellist, mida Pascal õpetas. Nii. Üks huvitav ja võib-olla paradoksaalne asi on siis, kui tekkis lineaarne arusaam ajast, siis tekkis
mehaaniline aeg. Ja mehaaniline aeg, lineaarne aeg on tsükkel. Ja, kellad. Enne seda, kui aeg oli tsükliline, siis aja mõõdeti liivakellaga, või veekellaga, mis jookseb. Aga nüüd, kui me saime aru, et aeg on tegelikult lineaarne, siis me mõõdame seda selliste ristapuuga. See on Praha linnahalli kell, kuulus. Ja? Siin on mitu tsüklit. Tunnid, minutid, sekundid ja tähtkujud. Ja see on just, ütleme, väga selge üleminek müütilisest ajast lineaarsele. Tsüklides on erinevad tsüklid. Ja? Nii, Budapesti ajaratas püüab neid asja sünteseerida. See on nii liivakell, kui aeg jookseb ja saab tühjaks, aga ta keerab ja siis on uuesti. See lineaarne ja tsükline aeg on siin ühendatud. Ja võib-olla lõpetame selle kaardiga. Columbus läks avastama lääne teed Indiasse. Muidugi see on uuem variant sellest, aga umbes nii see oli ettekujutus, aga see kõik pidi olema lähemal. Columbuse arvutuste järgi nad pidid kuskil siin juba sattuma Indiasse. Ja siis, nagu te teate, et oli laeval mäss ja Columbus neile teatas laeval mäss, sest et ma ei tea, mis on maailm, kas kera või lapik ja siis varsti me kõik kukume. Sest et kapten, sinu need arvutused olid valed. Ja, kohe kukume. Aga tema ütles, et teate kõik see Columbuse muna. Mis on ümmargune, mis ei ole ümmargune. Teie sõbrad, laeval mäss on juba asi, siis puuakse kapten üles ja võetakse üle. Ja? Te ei tea neid asju, mis mina tean. Te ei tea isegi väga lihtsad asju. Vot siin on muna. Saate seda niimoodi vertikaalselt püsti panna. Siis panevad, keerutavad, nii ei saa. Krõks! Seisab. Kas seda koort siis tohtis lõhkuda? Aga kes ütles, et ei tohi? Ja sellise anekdoodi ja siis ta ja kuni avastas Indiat. No natuke vales kohas, natuke kaugemal, ja? Ja kes on seal Indias elavad? Indiaanlased. Ja no, praegu me nimetame need põlisameeriklasteks, aga veel kaua aega need oli indiaanlased. Mis teha siis, kui meie arvutused läksid valesti ja me saime asjadest valesti aru? Et see ei olegi India. No mis siis tuleb teha? Siis meil ei saanud olla vale, see on ikkagi India, see on lihtsalt teine India, see on West-India. Aga see teine India, see on nüüd Ost-India. Ja need olid isegi selle mõlema India kampaaniad. Ja, no, kuulsam oli see West-India osaühist, aga ei, vot lähtudes sellest, et maailm on ümmargune, Columbus avastas Ameerikat. Sellega me lõpetame.